Tere Kristi, just lavalt maha astunud, rääkinud investeerimisvigadest. No 3 viga sellisele alustavale investorile. Jah, et minnakse sellise suhteliselt suure eufooriaga asju katsetama. Nii on õige ju. Jah, aga mingisugused sellised riskihalduse piirid võiksid olla. Kõik uusi asju võib proovida, aga alustuseks proovime väikese. Siis kogu raha ei tasu panna kohe. Ja kogu raha ei tasu kohe panna ja tasuks lugeda läbi igasugused lepingud, tingimused, et sa ei üllataks, et kui läheb kehvasti, et mis siis sinu rahast saab. Ja ma arvan, et võib-olla 3. koht on see, et enamik meist pärast kooli eriti palju matemaatikaarvutust ei taha teha, aga investeerimise puhul tasuks ka arvutada, et see raha, mis sa kuskile panid, kas ta sulle midagi tootis ja kas ta tootis nii palju, kui sa soovisid või äkki tasuks see raha kuskile mujale panna. Kui rääkida investeerimisest, siis Eesti Riigikogule visati ette, et võiks kasutada oma töös natuke rohkem ChatGPT-d. Kas see on sinu igapäevane tööriist ka? Ma ei kujuta ette lepingut, näiteks sellised abstraktid lase endale teha või pigem ei kasuta? Tead, mul postkastis mingi Google'i AI automaatselt mingid kokkuvõtteid teeb, et ma aeg-ajalt silmaga ikkagi lasen üle ja päris paljud investeeringute puhul natuke taustauuringul AI-l on oma võlu, et näiteks hakkad kinnisvarasse investeerima, lased natukene kokkuvõtteid teha, et mis selles piirkonnas toimub ja mis võiks üürnikele meeldida. Aga ma pean ütlema, et investeerimismaailmas AI kasulikkus on ikkagi piiratud sellega, et sa pead ise saama aru, et mis hetkel ta sulle hakkab mingit jama ajama. Et investeerimisteemades, kui ta mingi numbri kuskilt on ikkagi leiutanud, mitte mingist päris allikast toonud, siis see võib päris kehva tagajärje pärast investeeringutele tuua. Käsitlusel olid vist investeerimisvead ABC, aga sinu enda viimane selline suurem viga või mingisugune väike regret investeerimismaailmast? Eks see kahetsusi on väga palju, palju muidugi. Mida kauem sa investeerid, seda rohkem sa üldiselt kahetsed seda, et iga kord, kui turg kukub, siis mõtled, et ma nüüd ostan ja siis, kui see turg uuesti tõuseb, siis sa alati mõtled, et oleks võinud natuke rohkem osta. Just siin eelmine nädal, eks ju, Trump siin seoses Gröönimaaga võttis sõna, turud kukkusid, ma mõtlesin, et natukene ostsin, et vaatame esmaspäeval, mis saab, aga esmaspäevaks oli draama juba läbi ja teisipäeval hakkasid turud juba uuesti tõusma. Sa ütlesid ka, et ega poliitika liiga palju investeerimist tegelikult ei mõjuta, aga siis pole vahet, kas riigipead panevad hullu, investeerimaailm sellest volatiilsemaks ei muutu? Ta muutub küll volatiilsemaks ja ta mõjutab lühiajaliselt. Et sul tulebki nagu mingisugune uudis. Krahhi sellest ei tule? Krahv võib tulla, et ega poliitikute loovus on piiritu, eks ju, et kui kuskil hakkab sõda, siis turud ikkagi kukuvad, aga kui me vaatame, turud kukuvad, siis nad pika aja peal ikkagi tõusevad uuesti üles. Et investeerides 10 aasta plaanis see poliitika mõjutab, aga lõpuks vähe. Et ta mõjutab sellega, et need inimesed, kes lähevad paanikasse ja müüvad ja mõtlevad, et ma hakkan investeerima siis, kui on rahulikum aeg, siis ma olen ise 15 aastat investeerinud, ma just üritasin meenutada, et kas on olnud mingid hetke, kus on tunne, et nüüd on täiesti rahulik aeg, nüüd ei ole ühtki kriisi, ühtki jama ja ei tulnud mitte ühtegi sellist hetke meelde. Kristi Saare self-made miljonär öeldakse ja ütlesi ka päris palju rääkinud jätkusuutlikust tarbimisest, sellest, et ärge kulutage mingi jama peale. Kas on mingisugune selline eluaspekt, mille peale Kristi Saare ikkagi laseb nagu rihma lõdvaks ja lubab endale? Nagu arutut natukene. Ja reisimine. Mulle väga meeldib käia suurtel kontserditel ja kuna neid Eestisse jõuab natukene vähe, siis kahjuks tuleb selleks erinevatesse Euroopa linnadesse lennata, nii et kui seda osa minu eelarvest vaadata, siis see tõesti ei ole vastutustundlik. On valus, jah? Tarbimise meisternäide ei tõesti ei ole, jah. Natuke teisest killast küsimus. Järgmine Eesti ükssarvik. Kes? Ei tea. Hullult hea oleks investeerida, kui teaks. Aga ma ei tea. Äkki keegi teine teab. Kindlasti need inimesed, kes seal ükssarvikus töötavad, nemad juba teavad, aga nemad ka ei tea, kas kuskil on keegi teine, kes teeb natukene kiiremini. Tuleb ja ta on olemas? Ta kindlasti on juba praegu olemas ja tänapäeval sul on vaja sellist ühte õnnelikku momenti, et nüüd see meie toode on täpselt see, mida turg vajab. Nii et see, et kas see järgmise ükssarviku teade tuleb siin 2 kuu või 2 aasta pärast, kes teab? Aasta 2026 tuleb hea aasta, majanduskasvu aasta, hea intressi aasta. Mulle tundub, et kõik on läinud veidi optimistlikumaks, aga tegelikult tänasel konverentsil seda torkab silma, et pea kõik esinejad, kellelt küsitakse, kuidas läheb, ütlevad, et tundub, et läheb paremini. Ja see lõpuks on natuke selline isetäituv ennustus, et kui kõik ütlevad, et natuke läheb paremini, siis inimesed mõtlevad, et kõik mõtlevad, et läheb natuke paremini, äkki ma siis ise vaatan ka, kuidas ma saaksin midagi sellise positiivse noodiga teha. Nii et ma olen ka selles koolkonnas, kes meil Eesti Pank siiski ütles ka, et majandus võiks nagu kasvama hakata,
oodata, et 2026 pigem võiks ikkagi olla plussiga aasta. Kisun natuke kontekstist välja. Peeter Koppel ütles, et kui kulla hind hakkab tõusma, siis see ei tähenda head. No, oskad sa võtta nüüd oma seisukoha? No eks kulla hinnast on hästi palju räägitud, et miks see kulla hind tõuseb. Ma olen aru saanud, et üks pakkumine on see, et Hiina on väga suurelt ostnud ja kui keegi ostab suurelt, siis nõudlus tõuseb. Eks selle kulla hinnaga on see, et ta natukene peegeldab alati poliitilist ebakindlust. Et kui on poliitiline ebakindlus, siis soovitakse, riigid reeglina soovivad, eks ju, väärismetalle võtta, eks investoritel ka tekib tunne, et võib-olla kodus padja all, eks ju, see mõni hõbe või kuldmünt tekitab parema tunde. Aga tänapäeva majandus on lihtsalt nii keeruline, et ei ole ainult ühte konkreetset asja, mis mõjutab. Et kui oleks nii lihtne, et kulla hind tõuseb, siis on kõik kehvasti, siis taaskord oleks kõikidel majandusanalüütikutel väga lihtne, aga tegelikult on ju kõiki neid teisi tingimusi kümneid ja kümneid, mis kõik võivad täitsa vastassuunas asja liigutada. Kristi rahustas natukene maha, et see ilmtingimata ei tähenda, et nüüd on suur sõda tulemas. No isegi kui see suur sõda tuleb, siis nagu me näeme, siis ka läbi sõdade elu läheb edasi, eks ju, ega Euroopa ajaloos sõdu on rohkem olnud kui päris selliseid rahulikke hetki. Aga ma usuks, et lõpuks ka tipp-poliitikud pigem on kõik inimesed ja pigem eelistaksid ka elada sellises maailmas, kus sõda ei ole, et panustame, et nad pingutavad selle nimel, et praegu sellised konfliktid ja ebakindlad olukorrad ikka võimalikult vähe vägivaldselt saaksid lahendatud. Kuld võiks olla praegu pigem selline hea, kindel investeering. Kindel on muidugi jutumärkides, et vist viimatisest suuremast langusest, millal kuld langes niimoodi 50% on ikkagi hea 30 aastat möödas. Jah, vaata, igasuguste kindlate investeeringutega on see küsimus, et väga tihti hakatakse seda küsima siis, kui suur tõus on tehtud, et kas nüüd läheb kõik samamoodi. Ja samal ajal iga investeerimisraamat ütleb, et mineviku tootlus ei ennusta sulle seda tuleviku olukorda, et ma tõesti ei tea. Aga eks väike investoril on see probleem, et kui suur riik ostab oma kullavarusid, mida ta kuskil keskpangas hoiab, siis ma väga ei kujuta ette, et kui sina ise väike investor, et kui sa seda kulda ostaksid, et kus sa selle oma kodus paneksid ja kui läheb jamaks, kellele sa seda müüd. Aga väga paljud investorid meelerahuks seda ostavad ja eks meelerahu on ka omaette väärtus. Mul on väike kelmikas tarbijamäng siia lõppu ka. Kristi Saare, kui kursis olete hindadega hetkel, taluvõi, mis ta maksta võib? Oi, appi, ma pean ütlema, et ma taluvõit tootena üldse ei tarbi. Ma pakuks, et mingi €60 võiks soodushinnaga olla. Tead, soodushinnaga ma arvan, et läheb praegu läbi, et loeme selle korrektseks. Umbes 2,50 natukene peale tegelikult hind on. Hapukoor? See on nüüd mingi suuremat sorti pakk. 500 grammi. Üks ei soovita siia? Ma ei tea, pakuks mingi €20, €30 hinnaks. Võib-olla ka jällegi sooduspakkumisel. Natuke alla €2 umbes tegelikult on, aga ma saan aru, et siis liiga palju. Hinnad tõusevadki lihtsalt nii kiiresti, et me ei jõua olla kursis. No need on kaks võib-olla tootegruppi, mida ei pea ilmtingimata tarbima ka. No täpselt nii.